Siin on minu selja taga inimesed, kes on kogunenud ealise diskrimineerimise konverentsile ja põhjuseks on tööturu olukord. Kui sa oled jäänud töötuks vanuses 55+, siis on väga raske leida uut tööd. Mida me näeme andmetest on küll see, et kui 55+ inimene korra juba jääb töötuks, siis uue töö leidmine võtab tal kauem aega. Aga mille pärast see täpselt nii on, seda me ei tea kindlasti, seal on palju erinevaid põhjuseid. Vanemaealiste keeruline olukord tööturul on omamoodi vastuoluline. Seaduse järgi on diskrimineerimine keelatud ja vaidluste statistika ei näita ka suurt probleemide hulka. Samas on levinud arusaam, et tegelikkuses see mure siiski on. See on nagu mingi teadmine ja tunnetus, et statistika tegelikult ju seda ei kinnita, mis näitab seda, et pruugib olla hoopiski varjatud probleem. Aga kindlasti me näeme seda, et on keerulisem, on pikemat aega võtab uue töökoha otsimine, kui 55+ vanuses inimene on töö kaotanud, et ei ole siis enam nii lihtne kiiresti uut tööd leida. Ministeeriumi esindaja hinnangul mängib rolli ka ühiskondlik suhtumine. Juhid omavahel, kui nad käivad koos saunas, vestlevad sõpradega, kui keegi kasutab inimeste kohta sõnu vana mutt, vana ätt, mul siin ettevõttes inimene sai 60, et ei jõua ära oodata, millal tal selle Lätil see pension saabub, et saaks ta minema saata, et kutsume üksteist korrale, et selliseid sõnu me ei kasuta inimeste kohta, vanemate inimeste kohta, ja et me väärtustame oma töötajaid ja lähtume sellest, mis on kellegi oskused ja teadmised, mitte ei roogi inimesi välja nende vanuse tõttu. Oluline on ka inimese enda valmisolek õppida ja kohaneda. Olen kõikide töötajatega leppinud kokku, et kui sa hommikul magad sisse, siis maga korralikult. Et sa jõuad ilusti süüa, kohvi juua ja siis tulla rahulikult tööle. Sest mis see aitab, et 10 minutit jõuad varem, aga oled terve päev närvis selle pärast, et ma jäin hiljaks. Täiesti ajuvaba nagu. Ja teine asi ka see, et mul üks 39-aastane mees ütles ilusa lause eelmine nädal, et ma olen ka juba selles vanuses, et tahaks rohkem nagu diivani peal lesida, aga kaal tuleb ja siis võtsin oma sõbrad kokku ja siis ütlesin, et kuulge mehed, et kui palju teie olete näinud 65+ ülekaalulisi mehi ja elus ja nad hakkasid kampussis trennis käima. Sarnased mured ei puuduta ainult vanemaealisi, ka noorematel võib töö leidmine olla keeruline. 35-aastane kommunikatsiooniharidusega Sille Kadri teeb juhutöid, kuid on olnud juba aasta erialase tööta. Ma ütleks, minusugusel eksperdil on raske tööd leida, kellel on kõrgharidus, kellel on ka üsna kõrged ootused tööandjatele, et tahaks saada väärilist töötasu ja head töökeskkonda ja meeldivaid kolleege ja tööd, mis päriselt pakub väljakutseid ja on vastavad siis ka teadmistele, oskustele, võimekustele, ehk siis mina olen magistrikraadiga töötu hetkel. Tema tööelu veebisaates selgus seaduspära, mida kitsam eriala, seda raskem on tööd leida. Kui ma ka oma podcastis intervjueerisin ühte naisterahvas, kes IT-valdkonnas on 2 korda koondatud ja kui kandideerib üle 300 inimese ühele kohale, siis mida nišikam töö sul on, mida spetsiifilisema oskustega ja inimene sa oled, seda keerulisem sul tegelikult on leida siis vastavalt kvalifikatsioonile tööd. Tööandjate sõnul lisandub uusi töökohti praegu pigem aeglaselt. Ka majanduse elavnemine ei pruugi kohe rohkem tööpakkumisi tuua. Tööandjad statistika näitab, et on inimesi hoitud, ehk siis majandus on vindunud, aga tööjõudu ei ole vähemaks võetud, mis on suures pildis väga positiivne. Küll on mõjunud see ettevõtete kasumlikkust, kuid nüüd, kui majandust läheks kasvule, siis natukene aega täiesti piisab, et selle inimeste hulgaga hakkama saada ja majanduskasvu teha. Mida kauem töö otsimine kestab, seda enam soovitab Töötukassa juht aga ootusi kohandada. Alati ju tahaks saada kõike korraga, kõike kiiremini, kõike paremat, aga päriselus tuleb teha valikuid ja valikud ei ole alati see, et saame 10-10. Mõnikord saame 8-10, mõnikord saame 70, mõnikord saame 50, mõnikord võib-olla saame 30, aga 3 on ka parem kui 0.